Tšii! Niimoodi kappas Virsik Saaremaal vastu etenduse produtsent Karl Kermesele. Ott Aardami kirjutatud näidendit Dora Miia mängiti tänavu suvelavastusena Saaremaal Rahtla küla heinaküünis. Nüüd toodi aga lavastus Tallinnasse ja koos hobusega. Kuna see materjal on niivõrd mitmekihiline ja sügav, siis ma arvan, et tuua teatrihooaja sisse oli hea mõte. Nüüd aga selle Saaremaa küüni ja selle keskkonna loomine siia Põhjala tehase angaari oli ka hea mõte, aga see on olnud väljakutse. Etenduses mängib päris elus hobune seetõttu, et Ott Aardam selle niimoodi näidendisse sisse kirjutas. Lugu räägib perekonnast, kes otsustab minna elama eemale elektrist, AI-st, nutiseadmete ja muu taolise mõjust. No see hobune tekkis sinna loosse kuidagi väga orgaaniliselt, et ma hakkasin seda lugu kirjutama ühest perekonnast, kes on kolinud tsivilisatsioonist välja täiesti metsade vahele, soode taha ja siis mõtlesin, et no kuidas nad sealt siis linnas käivad ja siis ei olnudki muud kui hobusega. Kui see etendus algab, siis selle pere naispool hakkab kinno minema. 4 tundi hobusega on kinoni maad. Ja neil on ka kanad, neil on 30 kana seal, kelle munad on nende ainuke sissetuleku allikas. Virsik tuleb lavale väga meelsasti. Kui me Saaremaal alustasime, siis meil oli 2 esimest looma, kellega me startisime ja kes ei teinud meie koostööd, kes tõmbasid puruks kõik ahelad ja ratsmed, millega neid prooviti kinni panna. Ja siis me kohtusime Virsikuga ja Virsik tuleb väga hea meelega. Virsik tuleb ka proovide ajal vaatama, miks teda juba lavale ei kutsuta. Laura on väga ilusasti öelnud, et Virsikuga on hea koostööd teha, sest see hobune hoiab neid. Kõik 3 hobust on vabapidamisel loomad, küll eri karjadest, aga eks igal eri iseloom. Nad leidsid Virsiku juhuslikult Albert Erik Venda karjast, kui läksid tema juurde saekaatrisse saepuru otsima. Üht tavalist vabakäigu hobust on väga lihtne näitlema panna, ütleb hobuse manager Albert. Proovime see teel lihtsalt, et kui ta sobib, siis ta sobib ja nii on. Ega ta on, Virsik on ka üks kõige tavalisemaid hobuseid, keda ma tean. Parem on ikka porgand või leib taskus hoida. Ta teeb ka ilma maiuseta, aga võib-olla ta nii meelsasti ei tee seda, et ta saab ikkagi midagi ta saab selle eest, et ta nüüd tuleb siia lavale ja et ta on siin. Albertile endal on 7 hobust. Virsik kuulub tegelikult tuttavale. Veronika Saarma hobune ja ta elab meie juures lihtsalt ja mõtlesin, et kui ta meil juba on, et pidasime veits nõu ja siin ta on. Tallinnas on 3-4 etendust järjest, vahepeal sõidab Virsik Saaremaale, siis jälle mõneks etenduseks Tallinnasse. Etenduste päevadel ta on siin Hüürutallis meil ööbib ja siis päeva ta saab seal olla, õues käia, tavalise hobuse elu elada ja siis õhtuks ta tuleb siis siia. Uuega kohanemine ja ka sõit Tallinna ja Saaremaa vahet ei valmista talle probleemi. Kuidas hobune on käitunud? Hobune on käitunud väga eeskujulikult, et Virsik siis on meil olnud siin ikkagi väga hea partner, et isegi kui me tulime Tallinnasse, tegime siin proovi, siis mõned asjad, mis meil olid ära ununenud, Virsikul oli täpselt meeles, kui tehakse latter lahti, siis ta tagurdab välja ja läheb sinna kuhu vaja. Kas teda on tulnud palju meelitada maiusega? No leiba ikkagi on läinud ja kui me Saaremaal mängisime, siis oli ka üks selline etendus, kus see etendust oli väga kõva ilm ja paduvihma sadas ja küünikatus oli nagu trummipõhi ja siis ta küll ikkagi mõtles pikalt enne, kui ta selle leivapätsi järgi meile lavale tuli. Ka Laura ei jõua Virsikut küllalt kiita. Mina ei oleks üldse oodanud sellist nagu partnerlust hobusega. Selles mõttes, et ma ei oleks osanud oodata, et see mäng on meil nii heas nagu kontaktis. Ta on natukene nagu koer. Et on selline hästi inimesest lugupidav hobune, mulle tundub, et alati kui me ilmume kuskile silmapiirile, siis ta kohe tuleb tervitama, vaatama, et kas ka leiba antakse, et ta nagu hästi huvitub meist. Laura pole ratsutamist õppinud, kuid sõbrannaga ratsatrennides kaasas käinud. Siis natuke sain nagu maitse suhu. Ega ta võistlushobune ei ole olnud? Mulle tundub, et ta alguses vist oli mõeldud, et ta oleks, aga ta oli sellist näitleja tüüpi rohkem. Ja nii rõõmustas Virsik korda läinud etteaste üle pärast etenduse lõppu.